No tere, olen Lauri, üks partner kinnisvarast ja täna teeme siis väikse video, kus me räägime ühest Nõmme majaosa müügist ning vastame siis küsimuste ja vastuste vormis. Küsimused hakkavad jooksma teile siia ekraani peale ning ma luban teile, et ma vastan nii nagu oskan ja natukene pareminigi veel. Objekti jõudis meieni läbi turunduse, nii nagu ta ikka käib. Et nimelt ma olin ennem Nõmmel müünud kaks maja ning tegime seoses nende maja müükidega reklaami. Andsime omanikele teada, mida me teeme, kuidas me teeme ja esitasime siis küsimused, kas me saame äkki olla teie jaoks kasulikud ning üks inimene paljudest siis leidis, et me saaksime tema jaoks kasulik olla. Seda maja müüki valmistasime tegelikult ette vist paar nädalat, et andsime omanikule infot, mida nagu tasub teha, mida kindlasti ei tasu teha ning tegime siis professionaalsed fotod, lisasime video ning alustasime müügiga. Et tulles natuke tagasi selle juurde, mida tasub teha, mida mitte tasub teha, et tihtipeale inimesed mõtlevad, et ma ei tea, paneks endale uue köögimööbli või värviks maja üle, et tegelikult kõik sõltub ikkagi konkreetsest objektist, mõnikord ongi maja vaja üle värvida, mõnikord pole vaja mitte midagi teha. See müügiperiood võttis meil aega tegelikult kuskil 4 kuud. See müügiprotsess on meie puhul tegelikult suhteliselt pikk, aga tulles nagu selle objekti juurde tagasi, siis omanikul müügiga kiiret polnud ning me alustasime maksimaalsest hinnast, millega me enam-vähem kätte saime. Omaniku hinnasoov oli tegelikult 20 000 eurot madalam, kui me selle müüdud saime. Ei tasu arvata, et me müüme asju siin metsikult üle turuhinna, vaid tihtipeale osad omanikud kipuvad oma kinnisvara üle hinnastama, mõned ala hinnastama. Tema oli pigem 2 jalaga maa peal ning talle suureks boonuseks saime tuua rohkem raha, kui ta soovis. Naljakas lugu selle objektiga oli järgmine, et seal maja osas elas ka sees omaniku ema või tema elaski seal sees ainult. Ja ükskord, kui ma läksin seda objekti näitama, siis ma helistasin talle ette ja ütlesin, ole hea, et ma nüüd tulen mingi kella 5, et ole hea, tee mulle siis kohvi ja kook valmis. Pane sooja. Tulin kohale, suureks üllatuseks oligi. Laud oli kaetud, kohvi oli olemas, kook oli olemas, pirukas oli olemas, võileib oli olemas. Ja järgmised 1,5 kuud sain ma seal iga näitamise käigus kõvasti süüa. Loodan, et seda praegu siis video pealt näha pole, et ma olen natuke kosunud. Ostjatel soovitan kõigepealt üle vaadata oma finantsvõimekus ning kui te soovite osta kinnisvara pangaga, siis olge hea, võtke kõigepealt pangaga ühendust ning saage aru oma laenuvõimekusest. Et nagu selle objekti puhul oli ka niimoodi, et paar ostjat ei saanud lihtsalt laenu, aga nad polnud enne pangaga rääkinud ka. Nii et number 1, võtke pangaga ühendust. Number 2, pange peale vastavad mitte objektid, vaid agendid pange peale kinnisvaraportaalides. Need hakkavad teil tooma siis igapäevaselt uusi kuulutusi antud piirkonnas, kus te otsite. Ja kui sellest ka ei piisa, olge hea, võtke meiega ühendust. Oleme leidnud ostuklientidele kinnisvara iganädalaselt. Müüjatel soovitan oma kinnisvara kriitilise pilguga üle vaadata. Ja ma saan ka sellest aru, et müüja ju arvab, et ta elab lossis. Aga kahjuks tihtipeale ostja arvab, et see loss on tegelikult onn. Vaadake üle oma kinnisvara kriitilise pilguga. Ning antud olukorras, kui teil on tõesti müügimõte olemas, soovitan ka ühendust võtta nagu enda ala eksperdiga. Et meie ju tegeleme selle müügi ja ostuga igapäevaselt. Teie võib-olla teete seda 2-3 korda elus. Et saame kokku, vaatame asja üle, arutame läbi ja ehk saame teile kasulikud olla.